see lõppev aasta oli ju selles mõttes kõigile Eestimaa inimestele ja ka Tallinna inimestele piduaasta, sellepärast et Eesti Vabariik sai 100 ja siit võib-olla aastat kokkuvõttes tehes pensionilisa, mida me sümboolselt siis tõstsimegi 100 eurole, tähistamaks Eesti Vabariik 100 sündmusi, siis ma arvan, see on üks suur asi, mis 2018. aastal Tallinna linnavalitsuse poolt sai ära tehtud. Teised olulised märksõnad on kindlasti see, et me avasime Mustamäe tervisekeskuse, mis on siis Euroopa Liidu vahenditest kõige kaasaegsem ja kõige uuem Tallinna tervisekeskus ja jätkame sellesama projekti raames nii Põhja-Tallinna, Kesklinna kui ka Lasnamäe tervisekeskuste rajamist. Mis mulle eriti head meelt teeb, on kindlasti ka see, et järgmisel aastal tõusevad erinevate erivajadustega inimeste toetuse määrad ja just tänasel linnavalitsuse istungil said need ka kinnitatud, et mis vast kõige olulisem, et erivajadustega laste toetus tõuseb 76 eurolt 100 eurole ja hooldajatoetused siis raske puudeastme puhul nii lastele kui täiskasvanutele 30 eurolt 50 eurole ja sügava puudeastme puhul siis ka jälle nii täiskasvanutele kui ka lastele 40 eurolt 100 eurole, nii et ma arvan, et järgmisel aastal me pöörame veel rohkem lõhku just nimelt erivajadustega inimestele.